Meil on siis jätkusuutliku arhitektuuri ja siseruumi materjalide mõju tervisele. Ja küsimus on selline, et miks räägitakse jätkusuutlikkusest sageli energiatõhususe võtmes, kuid vähem siseõhu kvaliteedi kui tervise mõjutajatest, et kuidas sellega lood on? Te võite vabalt pihta hakata. Meil on tegelikult slaidid ka. Meil on väikesed, okei, siis me teeme niimoodi, et kõigepealt on slaidid ja siis me esitame küsimuse. Nii et tulistage. Ja, mul on hea meel, et ma saan tänasel üritusel osaleda ja niivõrd olulisel teemal kaasa rääkida, nagu seda on siis siseõhu kvaliteet ja kuidas see võib mõjutada meie tervist. Me viibime tegelikult enamuse oma ajast just sisekeskkondades, mis tähendab, et nende mõju meie tervisele on väga suur. Isegi teadusartiklid on välja toonud, et siseõhu kvaliteet võib meie tervist isegi enam mõjutada kui siis välisõhu kvaliteet, kui me just mingis väga tööstuse lähedal ei viibi. Ja samal ajal me ei mõtle väga tihti sellele, et mida me igapäevaselt sisse hingame. Võib-olla pöörame sellele tähelepanu rohkem siis, kui tunneme ebameeldivat lõhna või märkame hallitust siseruumis. Aga sellegi poolest, kuigi ta on nähtamatu, võib tal olla meile tervisele mõju. Ja siin olengi välja toonud siis sellised peamised lühiajalised sümptomid ja pikaajalised sümptomid. Et neid lühiajalisi sümptomeid tihtilugu ei seostata kohe siseõhuga. Siin võib mainida väsimust, peavalusid, keskendumisraskuseid, hingamisteede haigusi, ka kehvenenud unekvaliteet ja allergiaid, astmaid. Kuid nad siiski võivad olla seotud ka siseõhu kvaliteediga, mis on siis halvenenud. Ja pikaajalised tervisemõjud, need võivad siis juba olla sellisel juhul, kui inimene on kauem kokkupuutes olnud siseõhus esineda võivate keemiliste saasteainetega ja mõjudest võib siis välja tuua kroonilised hingamisteede haigused, südame-veresoonkonna haigused, samuti võivad mõjutada vaimset heaolu ja ka töövõimet ja samuti siis lastele, arengule mõju ja ka õppimisvõimekusele. Ja teatud saasteainete puhul võib siis olla ka vähiriski suurenemine ja arstid on ka välja toonud, et tegelikult ei ole ühtegi organit inimese kehas, mida siis õhk ei või mõjutada. Ehk siis me oleme pidevalt ekspositsioonis erinevate ainetega. Ja nüüd siis, mis mõjutab siseõhku, et tavapäraselt räägime me CO2-st kui siis peamiselt ventilatsiooni näitajast, mis siis on ka osaliselt seotud küll tervisemõjuga, et kui see tase läheb kõrgemaks, kui on suunisväärtused või piirnormid, siis võib esineda peavalusid ja väsimust, keskendumisraskusi, aga kindlasti ei ole ta ainus selline oluline näitaja, vaid pigem on olulisemad just need lenduvad orgaanilised ühendid ja teised sellised saasteained, mis hetkel meil isegi normeeritud ei ole. Ja need võivad siis eralduda ehitus- ja viimistlusmaterjalidest, samuti ka mööblist ja igapäevastest toodetest, mida kasutatakse siseruumides. Mõju avaldab ka niiskus ja hallitus. Hallituselt siis erinevad hallitusseened võivad siis eoseid ruumiõhku eraldada ja sõltuvalt hallitusseene liigist võivad siis avalduda erinevad tervisemõjud. Ja kindlasti mõjutavad ka tegevused ruumis, et kui me näiteks kas või printimine võib eraldada erinevaid aineid, samuti koristamisel, milliseid vahendeid me kasutame ja neid tegevusi, näiteks kunstilised tegevused, et maalimine, õlivärvidega maalimine või mingid erinevad tegevused siis. Ja siit on mul küll nüüd puudu jäänud slaidilt välisõhk ise ka, mis siis satub siseruumidesse akende avamisel või muul moel terrassilt. Ja enim on siis mõjutatud õhusaastest ja sealhulgas siseõhusaastest just riskirühmad,
kelleks on siis lapsed, kuna nende kehamass on oluliselt väiksem kui täiskasvanul ja nad hingavad siis õhku suuremas mahus enda organismi ja on suuremas kokkupuutes erinevate ainete hulgaga. Ja samuti nad on veel arenevad, et see siis mõjutab ka võib mõjutada nende arengulisi protsesse. Ka vanurid, kuna neil on siis kaasuvad haigused, mis võivad siis õhusaaste tagajärjel süveneda. Kroonilised haiged samamoodi võivad siis need haigused süveneda ja ka rasedad, et see võib mõjutada ka loodet. Üldiselt on nagu välisõhuga vähemalt on seostatud, et oodatav eluiga võib lüheneda pea 2 aasta võrra, olles siis kokkupuutes halvenenud siseõhu või välisõhu kvaliteediga ja samamoodi võib siis ka siseõhk mõjutada meid. Ja nüüd tänane olukord on selline, et välisõhk on meil võrdlemisi hästi reguleeritud, meil on piirnormid loodud, me seirame välisõhku, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt on siis seirejaamad paigutatud üle Eesti ja Eesti õhukvaliteedi juhtimissüsteem, mille tulemusena me saame siis reaalajas jälgida õhusaastet. Seal on siis erinevad sellised olulisemad saasteained toodud, pluss siis ka õietolm, et jälgida ka allergikutele nagu oluline jälgimiseks. Aga siseõhu puhul see reguleeritus ei ole sedavõrd hea, ta ei ole niivõrd süsteemselt reguleeritud, on küll standardid, on ka CO2 reguleeritud, aga tema on reguleeritud koolieelsetes lasteasutustes ja koolides, kuid kindlasti ei ole ta ainuke näitaja, mida võiks jälgida, et nagu eelnevalt mainisin, siis ka erinevad keemilised saasteained võiksid olla reguleeritud. Loomulikult on oluline ennetada ja kõik need standardid ja ehituslikud nõuded, aga selleks, et veenduda, et valminud hoones on tervislik õhk, oleks oluline, et oleks ka piirnormid siseruumides, vähemalt mingil kujul, et meil oleks võimalik siis võrrelda neid. Töökeskkonnale, tööstustele on tegelikult sisenormid, aga seda me ei saa võrdluseks võtta elukeskkonnale, sest need on niivõrd kõrged piirmäärad, et need ei kaitse meie tervist siis tavatingimustes. Et töökeskkonnas on inimestel ka kaitsevahendid, mis siis tagavad sellise ohutuse. Et ühesõnaga seda valdkonda võiks paremini veel reguleerida. Ja nüüd praktilistest näidetest või tähelepanekutest, et meie poole on pöördutud näiteks koolidest või ka vahel töökohtadest, vahest ka üldkasutatavatest hoonetest just ebameeldivate lõhnade kaebustega. Inimesed on ka seostanud siis samal ajal tervisesümptomitega neid. Enamasti on siis põhjuseks lenduvad orgaanilised ühendid, kui meie labor on mõõtmisi teostanud. Samuti on probleeme ventilatsiooniga, et ikkagi esineb kõrgemaid CO2 väärtusi vahel koolides ja kui siis piirnorm on 1000 ppm. Ja niiskuskahjustuste, hallitustega, et inimestel tekibki küsimusi, et kas ruumis esinev hallitus võib mu tervisele mõju avaldada, et selle puhul siis tasuks alati mõelda selle peale, et sellest tuleks lahti saada, pigem siis tõrjega tegelevaid ettevõtteid kaasata või siis vahetadagi need materjalid välja. Võib ka ehituseksperte vajadusel kaasata ja selleks, et siis tervisemõju teada, peab selle hallitusseene liigi määrama ära, et selleks võib näiteks Eesti Mükoloogia Uuringute Keskuse poole pöörduda, et meie labor kahjuks siis liike see hallitusseentele ei määra, küll aga hulka õhus, aga see ei anna nagu sellist teadmist tervisemõju mõttes. Ja samuti on tähelepanekuid ka selliste tööstushoonetega, mis on siis renoveeritud ümber kas restoranideks või üldkasutatavateks vaba aja veetmise võimalusteks, et nende puhul tasuks tähelepanu pöörata ka, et mis seal varasemalt on tehtud, et milliseid aineid võib siis seal olla seintesse või põrandatesse ladestunud, et siin on ka siis üks näidisjuhtum, et pilt on illustratiivne, et ühes koolis Eestimaal sagenesid siis lastel kaebused ebameeldiva lõhna osas kooliruumides ja samuti olid ka tervisekaebused
ja lapsevanemad siis koos koolipidajaga pöördusid meie poole. Me hakkasime uurima, mis seal siis probleemiks olla ja teostasime ka mõõtmised siseõhus ning uurisime ka siis erinevaid teadusartikleid, et mis sellistel puhkudel võib olla probleemiks. Ja mõõtmistulemused näitasid, et tegu oli siis 2-etüülheksanooliga, mis põhjustas siis sellist ebameeldivat lõhna ja ka teatavaid tervisesümptomeid. Ja algpõhjus sellel probleemil oli siis liig niiskele betoonile, mis ei olnud siis piisavalt kuivanud, kiiresti liim pandud ja PVC kate, mille tagajärjel siis hakkas sealt liimist eralduma aineid siseõhku pikema aja vältel ja tekkis ikka need probleemid sellest. Lahenduseks siis me soovitasime lastele leida asenduspinna senikauaks, kuni need probleemid lahendatakse ja kool siis vahetas ka põrandakatted ja olukord sai tol hetkel korda. Ja siin on siis ka näide, samuti visuaalne pilt, ei ole ühestki konkreetsest objektist, sellisest olukorras, kus siis ühes vanemas hoones, mida ka renoveeriti, et rentida välja uueks otstarbeks, tuvastati siis seintest elavhõbedat ja see on teadupärast tervisele kahjulik aine, nii närvisüsteemile kui ka pikemaaegselt võib ka vähiga on seostatud. Ja selle puhul siis olid küll olemas võtted, et millega saab puhastada ja olukord sai lahendatud. Tehti ka kordusmõõtmised, et enam ei olnud seda, aga et selliste põnevate projektide juures tuleb siis alati tutvuda, et mis selles hoones varasemalt tehti, et seal võib olla jääkreostust ja kindluse mõttes siis teha hiljem ka analüüse, et kas õhk on korras. Ja tegevustest arengutest, et oleme siis osalenud ka rahvusvahelistes ja siseriiklikes siseõhuga seotud uuringuprojektides. Üks suuremaid oli Symphony projekt, mis oli üle-euroopaline ja toimus siis aastatel 2011 kuni 2015 ja oli suunatud siis koolide siseõhu kvaliteedi hindamisele ja laste tervise hindamisele. Ja uuringu tulemused näitasid, et Eesti oli suhteliselt positiivne siseõhusaaste poolelt, kuid üleüldiselt uuringu tulemused näitasid, et laste seas oli sagenenud astma ja selliste ülemiste hingamisteede haiguste hulk, ehk siis seda seostati ka siseõhusaastega. Symphony raames töötati välja ka sellised juhismaterjalid, panin ka selle QR lingi PDF-ile, kus siis saab tutvuda nende juhismaterjalidega, mis olid mõeldud just koolidele. Ja samuti oleme Maailma Terviseorganisatsiooni pilootuuringus koolides osalenud, kus siis 4 Ida-Virumaa koolis teostati siseõhu mõõtmisi ja on siis ka süsinikdioksiidi sisaldus soojustatud ja soojustamata koolimajades uuritud ja need uuringu tulemused näitasid, et siiski on CO2 ületusi koolide ruumides ja üle poolte siis uuringus osalenud koolide ruumides esines piirnormi ületust ja pigem oli siis ületus just soojustatud koolimajades, aga siit ei saa väga suurt järeldust teha, sest neid soojustamata koolimajasid oli väiksem osakaal ka. Samuti oleme osalenud siis Maailma Terviseorganisatsiooni siseõhu kvaliteedi riskihindamise töövahendi väljatöötamisel, mis on siis abiks just keemiliste saasteainete koosmõju hindamisel, et kui muidu reguleeritakse õhus aineid üldiselt üksikult, on igal ainel oma eraldi piirväärtus, siis see reaalne elusituatsioon on, et me viibime pidevalt erinevate kemikalide koosmõjus, ehk siis täpsem oleks hinnata, milline on see koosmõju, et see on selline riskihindamise põhine lähenemine, aga üsnagi keeruline, aga vähemalt see vahend siis on abistav. Ja sellega saab tutvuda, kui otsida natuke selle kohta juurde. Ja siis oli kunagi majandus- ja taristuministri määrus loomisel hoone sisekliimale esitatavad nõuded
kuhu me siis samuti panustasime, andsime oma soovitused saasteainetele siseõhus. Kahjuks see määrus ei ole jõustunud, ta veel ripub eelnõude infosüsteemis, ei tea täpselt, mis sellest saab, loodetavasti liigub edasi. Ja samuti sisemürale andsime ka soovitusi. Ja siis praegu on meil käimas üks rahvusvaheline kodude siseõhu uuringuprojekt, kus siis 8 Euroopa riigis mõõdetakse kodude siseõhu kvaliteeti, samuti laste ja vanemate siis terviseküsitlust viiakse läbi ja biomonitooringut, mis on siis uriiniproovide võtmise kujul, ehk siis nii lapselt kui siis vanemalt võeti uriiniproov, et siis leida seda seost, et palju siis seda õhusaastet võib olla sattunud organismi. Ja uuringus osalemise tingimus oli ka see, et peab olema laps, vähemalt üks laps peres siis alla 5-aastane või kuni 5-aastane. Ehk kuna lapsed on just need sellised nagu nõrgem ja mõjutatavam sihtrühm. Uuringu tulemused ei ole veel teada, see lõpeb 2027. Me oleme Eestis kõik mõõtmised 25 kodus läbi viinud ja saatnud analüüsid siis teistele instituutidele teistes riikides analüüsimiseks ja kuna see on hästi mahukas projekt, seal tulevad veel hindamised, analüüsimised ja selle raames ka siis antakse välja Euroopa Komisjonile soovitused, kuidas võiks paremini siseõhu kvaliteeti reguleerida. Et tulemustega saab tõenäoliselt siis uue aasta lõpus või üle järgmise aasta alguses meie kodulehel tutvuda. Ja samuti oleme andnud siis meie ministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile ettepaneku, et arendada paremini riigis siseõhu regulatsiooni ja seiret. Ja oleme siis uuringuprojekti lähteülesande koostanud, millele ootame rahastuse otsust. Päris kindel ei saa selles olla, sest et on erinevaid teemasid, millega tegeletakse, aga loodame, et liigub asi edasi. Ja oluline ongi võib-olla välja tuua kokkuvõttes, et siseõhk ei ole ainult tehniline küsimus või CO2 küsimus, ventilatsiooni küsimus, vaid ta on tegelikult kogu tervise ja disaini küsimus. Et meie saame disainivalikutega päris palju mõjutada seda, milline meie keskkond on, kui tervislik see on ja meie otsustest see sõltub. Ja lõpetuseks ka selline mõte, et meie küll kujundame ruume oma valikutega, aga lõppkokkuvõttes siis ruumid hakkavad meid kujundama. Aitäh! Aitäh, Kristiina! Ja te võite aplodeerida küll. See aplaus põletab vähemalt 2 kalorit ära, rannahooaeg on ju peaaegu ukse ees. Nii, me läheme siit edasi järgmise väikse ettekande. Mirel Ülle, palun. Jah, ma saan juhtuda. Sealt meil jooksevad, me vaatame. Kohe me saame selle, nii, nüüd on meil on, sa vist hüppasid juba ette või kuidas siin on, et nüüd me saame slaidid jooksma. Nii, ja tere, ma olen Mirel Ülle, ma olen tervislikule ruumiloomele spetsialiseerunud arhitekt. Ma võtangi selle sama Kristiina mõtte üle ja jätkan seda, lisan oma mõtteid sinna juurde. Mind on viimased 6 aastat huvitanud, et kuidas siseruumi materjalid mõjutavad inimese tervist. Ma olen selle teemal teinud 2 lõputööd, kirjutanud esseisid ja praegu siis jagan teadmisi tervislikust ruumiloomest ka Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonnas. Ja minu esitluseks ongi siis keskseks teemaks see, et kui oluline on teadvustada, et kuidas ruum kujundab inimest ka siis, kui me ise seda otseselt ei taju. Ei tööta. Nii, meil on selle puldi kaha Tänapäeva inimene on arenenud viimased 11 000 aastat holotseeni ajastul ehk siis keskkonnas, kus eluviis ja eluruum
olid tihedas kooskõlas loodusega. Aga samas viimased paarsada aastat, umbes alates tööstusrevolutsioonist, me oleme üha enam liikunud tehisliku ja tehnoloogilise keskkonna suunas. Ja see tõstatab küsimusi, et esiteks, kas ja kuidas inimene on kohanenud oma uues elukeskkonnas ja teisest küljest, et milline on ehitatud keskkonna mõju sellele loodusele siis. Ja selleks on siis loodud rahvusvahelisi sertifitseerimissüsteemi, mis siis hindavad hoonete kvaliteeti ja suunavad projekteerimise otsuseid. Ja kuigi nende iga sertifikaadi kriteeriumid on mõnevõrra erinevad, siis on nende üldine suund ikkagi sarnane. Et jätkusuutlike hoonete puhul siis üldiselt hinnatakse peamiselt energiatõhusust, süsiniku jalajälge ja materjalide keskkonnamõju. Lisaks arvestatakse ka transpordi, veetõhususe, regionaalsete prioriteetide ja ka teiste teguritega. Et kuigi need lähenemised on erinevad, et siis siiski on need hindamise süsteemid püsinud alates 90-ndatest pigem valdavalt tehnokraatlikud. Ja probleem siis seisnebki selles, et praktikas keskendub selline lähenemine peamiselt väliskeskkonnamõjudele, jättes siis selle siseõhu kvaliteedi ja kasutajate heaolu pigem tagaplaanile. Ja paljudes sertifitseerimissüsteemides moodustub siseõhu hindamine sageli vaid väga väikese osa kogu süsteemist. Et kui seal on 100 punkti süsteem, siis siseõhu kvaliteet ja materjalid on tegelikult kuskil 3–10% ja seegi ei ole tegelikult kohustuslik. Ja see siis loobki olukorra, et kus isegi see kõrge keskkonnasertifikaadiga platinum hoone, siis ei pruugi alati tagada tervislikku sisekeskkonda. Ehk siis standardid ei arvesta piisavalt materjalide keemilist koostist ja pikaajalist mõju inimesele. Ja see loobki siis sellise illusiooni rohehoonest ja jätkusuutlikkusest. Ja kokkuvõttes siis keskkonnasõbralik hoone ei pruugi olla alati tingimata inimese sõbralik. Sest ka lisaks energiakulule ja ökoloogilisele jalajäljele mõjutavad hoones kasutatavad sünteetilised ja kemikaalidega töödeldud materjalid otseselt siseõhu kvaliteeti ja seeläbi ka inimese tervist ja enesetunnet. Siin ka mainiti ka, et on lühiajalised ja pikaajalised mõjud. Et need võivad siis lihtsamal kujul põhjustada väsimust ja ärritumist ja viibides aastaid siis selliste materjalide keskel pidevalt võib siis suurendada riski erinevate raskemate haiguste tekkeks. Ja siin ma võib-olla läheksingi tagasi selle algse küsimuse juurde, et kui hästi me oleme oma uues keskkonnas kohanenud. Et kui meil on nüüd tekkinud sellised teadmised, et siis võib-olla tuleb hakata natukene ümber mõtestama, et millest me ruumi loome. Ja ma toon näite ka ajaloost, üks tuntud näide, et asbesti kahjulikkus oli pikka aega teada, kuid selle kasutamine jätkus siis tänu selle kasulikele omadustele vaatamata siis sellest kahjulikkusest. Et kasutati seda siis laialdaselt ehitusmaterjalides, tekstiilides, madratsites ja isegi kunstlumena ka filmitööstuses näiteks. Ja teadlikkuse kasvades siis toimusid küll streigid, aga samas selle tootmine ikkagi jätkus ja kuni siis täitsa beebipuudrini välja, kuni see siis lõpuks keelustati. Aga selleks kulus kokku umbes 100 aastat, et see, millal saadi kahjulikkusest teada ja kuni see siis on nüüd maha võetud. Ja asbest põhjustab siis mitmeid raskeid haigusi ja vähivorme, sealhulgas ka siis kopsuvähki ja mesotelioomi. See on nüüd enamus riikides keelatud, aga selle mõju avaldub veel aastakümneid jätkuvalt.
seesama näiteks beebipuudri tootja maksis veel eelmine aasta $2,5 miljardit kahjutasu siis inimestele. Ja siia kõrvale siis ma tooksin ka näite veel tänapäevast formaldehüüdi, siis algselt kasutati balsameerimis- ja säilitusainena meditsiinis. Hiljem sai siis sellest oluline komponent ka siis tööstuslikus tootmises, kus siis jällegi ehitusmaterjalid ja tänapäeval on see hästi laia tarbekaupadesse jõudnud kosmeetikas ja igal pool. Ja kui nüüd ruumiloome vaatenurgas vaadata, et siis tegelikult just need puitmaterjalid on kõik, mis on liimitud, need kõik sisaldavad enamus ka seda formaldehüüdi. Ja ka tekstiilitööstuses siis kasutatakse seda. Ja põhjus, miks ma selle esile toon, on see fakt, et tegelikult nagu asbest ka formaldehüüd põhjust on teada juba 80-ndatest alates, et see põhjustab samamoodi erinevaid kergemal ja raskemal kujul siis terviseprobleeme. Et on teada, et isegi juba väike kogus mõjutab just neid nõrgemaid rühmi, riskirühmi. Ja kui asbest on tänaseks keelustatud, et siis see formaldehüüd on ju endiselt laialdaselt kasutusel. Ja siis see näitabki tegelikult ka lõhet teaduslike teadmiste vahel ja teadmiste ja regulatsioonide vahel. Et vaadeldes siis näiteks konkreetselt puitmaterjalide ja formaldehüüdi standardit E1, et selle eesmärk on siis ohjata seda formaldehüüdi sisaldust seal tootes. Et siis siit joonistub tegelikult selgelt välja, et Euroopas on meil üks tase, Hiinas on teine, ja tegelikult need mõlemad ületavad Maailma Terviseorganisatsiooni soovitatud seda piirnormi. Ja hea uudis on küll see, et selle aasta augustis siis Euroopas see tase küll alandatakse poole võrra, aga samas see ei ole jällegi kohustuslik. Ja lõpuks tegelikult see taandub ka selle eetilisuse küsimuseni, et kui me juba ammu teame, et see on kahjulik, et kas me peame seda taset seal reguleerima või pigem siis täielikult sellega keelustama. Et see olid küll selline konkreetsed näited, aga kui nüüd laiemalt vaadata, et kus me siis täna oleme, on see, et kaasaegne keemiatööstus sai suure hoo sisse enam kui 100 aastat tagasi, aga tervise mõjusid on põhjalikumalt uuritud umbes viimased 20 aastat. Ja see tähendab, et siis suur osa kemikaale jõudis kasutusse enne, kui nende mõjudest üldse teadlikud oldi. Ja see on siis tänaseks loonud olukorra, kus Euroopas on kasutusel üle 245 000 kemikaali, millest ligikaudu 23 000 on siis teadaolevalt inimesele või keskkonnale kahjulikud, aga enamiku kohta siis endiselt puudub piisav info ja hästi väike osa sellest, 74 konkreetselt, on siis praeguseks keelatud või reguleeritud. Ja kui vaadata nüüd ruumiloome aspektist, siis kahjulikke kemikaale võib eraldada peaaegu kõigist hoonekihtidest. Paljud materjalid ongi kasutuses just tuleohutuse, vastupidavuse või tehniliste nõuete tõttu. Et kuigi nende pikaajaline tervisemõju ei ole täielikult teada või siis on pigem alternatiivide kasutuselevõtt hästi keeruline. Ja kui konkreetseid näiteid siis veel välja tuua, siis siseviimistluses on suurimateks riskiallikateks vinüülpõrandad, vaipkatted ja nende liimid, ka näiteks värvid, mis võivad eraldada kemikaale ka pikalt pärast värvi kuivamist ja ka näiteks sünteetilised akustilised paneelid. Ja seda siis just suurte pindade tõttu ruumis. Ja kui tervislikemast alternatiividest rääkida, et siis tegelikult need on olemas, ei ole keeruline teha natukene teisiti ja teadlikult valides siis põrandal on linoleum, kork ja täispuit, näiteks vähendavad keemilist koormust. Samuti aitavad savi ja lubikrofid ja mineraalvärvid
luua hingavamat ja stabiilsemat sisekliimat. Ja akustikas on tegelikult võimalik kasutada naturaalsemaid paneele nende sünteetiliste asemel. Ja ka mööbel on näiteks inimesele kõige lähemal igapäevane otsene kokkupuuteallikas. Et levinud probleemide hulka kuuluvad siis MDF, melamiini ja laminaatplaadid, mis võivad sisaldada formaldehüüdi ja muid ühendeid. Sealt mööblist siis välja imenduda nii siseõhku kui siis ka inimese organismi. Ja pehme mööbli puhul siis on sünteetilised tekstiilid ja polstrid, mis võivad eraldada mikroplasti ja näiteks tule- ja plekikaitsekemikaale. Ja tervislikku mööbel siis võiks kasutada täispuitu ja formaldehüüdi vabu plaate, et need on täitsa olemas ja tuleb siis jällegi teadlikult leida ja otsida. Ja ka tekstiilide asemel on täitsa alternatiivid olemas. Ja näiteks pehme mööbli puhul eemaldatavad katted saavad juba pikendada mööbli eluiga ja parandada hügieeni ja mehaanilised ühendused liimide asemel näiteks vähendavad siis ka seda emissioone ja lihtsustavad siis ka materjali hilisemat ringlust. Et see taandub ka ikkagi, kui küsida, et miks sisearhitekt seda teadma peaks, siis ongi, et see taandub ka lõpuks disaini küsimusteni välja. Ja kokkuvõttes siis siseõhu kvaliteet kujuneb siis paljude materjalide koosmõjust, et isegi see madal emissioon võib pideva kokkupuute korral muutuda siis pikas perspektiivis kumulatiivseks koormuseks. Ja mida on siis tegelikult veel oluline siin teadvustada, et ventilatsioon leevendab seda mõnevõrra, kuid see ei võta tegelikult ära probleemi algpõhjust. Et need ventilatsiooni arvutused tegelikult jällegi ei arvesta neid nõrgemaid ühiskonnagruppe. Ja kasvava teadliku tõttu nähakse üha enam, et ruumiloome järgmine arengusuund peab olema materjalipõhine ja inimesekeskne. Ja viimastel aastatel on loodud mitmeid algatusi ja tööriistu, mis aitavad siis hinnata materjalide mõju inimese tervisele ja teha ka paremaid valikuid. Et kes vähegi huvi tunneb teema vastu, siis ma soovitan neid lehti vaadata. Et näiteks Parsons Healthy Material Labil on olemas online raamatukogu, mida saab ruumilooja väga edukalt kasutada. Neil on nüüdseks ka Euroopas lisaorganisatsioon tekkinud. Siis Habitable Future'il on Informed tööriist, mis annab ka väga hea ülevaate just nendest tootegruppidest kahjulikkuse skaalal, ehk siis neil on see punasest rohelisse skaala, mille järgi on meil eriti kerge eristada neid. Siis on ka Six Classes süsteem, see aitab samuti väga edukalt orienteeruda, et mida tuleks siis pigem vältida. Ja siis Common Material Framework on siis kõige hiljutisem algatus, mis koondab siis need eelnevad 3 allikat kokku ja seal on ka teisi infoallikaid. Ja need ongi selle eesmärgiga, et need teadmised oleksid siis kokku koondatud ühele platvormile ja et suunata siis erinevatele ruumiloome osapooltele seda informatsiooni, et olgu see siis tellija, materjalitootja või arhitekt. Ja nüüd hakkan ka lõpumõtteni jõudma, et inimese ja materjali dialoogini, mida ma siis käsitlen biosemiotika kaudu. Biosemiotika käsitleb elu kui märkide ja signaalide vahetust, kus inimene ei ole passiivne selle keskkonna vastuvõtja, vaid see tõlgendaja, kes siis reageerib ruumisignaalidele. Ja samuti ei ole ruum neutraalne taust, see suhtleb inimesega pidevalt läbi õhu, pindade, valguse, heli ja ka materjalide keemilise koostise. Et siis ongi see, et ruum ei ole lihtsalt tavaline taust, vaid aktiivne osa inimesega suhtlemisel ja ka inimese kujundamisel. Ja see eeldabki seda muutust ruumiloome mõtteviisis. Et teadlik materjalivalik võimaldab luua keskkondi, mis ei ole
ainult visuaalselt kvaliteetsed või väiksema keskkonnamõjuga, vaid toetavad ka inimese füüsilist ja vaimset heaolu. Ja see inimese materjali dialoog siin ei ole niisama metafoor, vaid see on igapäevane bioloogiline reaalsus, mille mõju ulatub palju sügavamale. Ja lõppu võib-olla siis, mis selle teema kõik kokku võtab, mida on siis öelnud arhitekt ja Heltimateerial läbi asutaja Alison Mills, kõlab inglise keeles paremini, et we are where we live as much as we are what we eat. Et inimene on tegelikult keskkonnaga üks. Aitäh! Aitäh! Jaan võib plaksutada. Aitäh Mirel selle esitluse eest ja meil on vähemalt üks veel. Ja nimelt nüüd ma annan sõna Hannesele, aga mitte iseendale, vaid teisele Hannesele, kes selles valdkonnas on palju targem. Nii et Hannes Praks, palun. Ma ei tea, kui palju ma targem olen, aga mul on ainult üks slaid, ma väga pikalt ei tülita sellega. Et tänase ettekande jaoks ma tegin sellise paari uuringuga sellise timeline'i, et kõik need teemad, et need ettekanded esiteks on väärmisi inspireerivad. Et selle mõttes, et teema on hästi aktuaalne, mul väga meeldis Mirelli mõte, 110 aastat keemiatööstus, 20 aastat uuringut. Ja võt siin timeline'is me näeme, et mismoodi Euroopas, et eestlastel alati meeldib teada, kus kohas me Euroopas nagu asume. Et siin on näha, kus kohas on hakatud siseõhu kvaliteediga, kaasa arvatud siis lendlevate orgaaniliste ühenditega tegelema. Et kõige eesrinnas on sakslased, esimesed normid on 1977 teikinud, siis on Sveits, kes siit veel tuleb, Norra on juba 90-ndalt tegelikult, et siin on mingisugune nagu side sellega ka, et milline on nagu riikide SKT kahtlemata, et kuna ma ise tegelen ka siis ökoloogiliste materjalide nii-öelda siis populariseerimisega ja kui ma näen Euroopas riike, kes selliste nii-öelda, kuidas ma ütlen, siis puhtate, lendlevate orgaaniliste ühendite, vabade materjalidega tegelevad, siis on täpselt need rikkad riigid Austria, Sveits, Saksamaa. Ja kindlasti see on SKT-ga seotud ressurssidega, aga see tundub, et on seotud, mis omakorda on seotud SKT-ga, on ka tegelikult teaduse ja teadmiste nagu arenguga. Mis siit veel välja tuleb? Et me vaatame neid norme, et justkui nagu, et normid lähevad nagu selles mõttes, või need mahud, PPM-id, ehk siis parts per million läheb nagu justkui nagu suuremaks, aga see tähendab tegelikult seda, et erinevad riigid tulevad nagu nende normidega välja erinevatel nagu tasanditel. Et kes tulevad nagu julgemate, radikaalsemate nõuetega, kes nagu väiksematega. Ja nüüd on näiteks suur küsimus, et kus kohas on siin timeline'is siis nagu Eesti. Ja nii nagu me Terviseametist nagu kuulsime, meie nii-öelda siseõhu kvaliteedi normid ripuvad kuskil dokumendi halduse süsteemis. Et selle mõttes seda ilmselgelt ei ole. Meil on, meie siseõhu kvaliteet on tõesti reguleeritud erinevates aspektides, on nii näiteks viimistlusmaterjalidele esitatavad nõuded, et kui tootja siis neid toodab ja siis ta peab garanteerima, et seal need et nii või naa palju nagu siis neid imitatsioone nagu siis nagu eksisteerib, aga võt, millele ka eelkõnelejad hästi täpselt tähelepanu juhtusid, seal toimub selline keemiline kokteil, et seal toimub koosmõju. Ma ise uurin veel selle mõttes hoonete sisekliimat, ka siis nagu ehitusfüüsika vaatevinklist ja seal hakkavad mõjuma tegelikult väga erinevad asjad, õhuniiskus ja temperatuur ja nagu me teame, kliima on väga aktiivses muutumises praegu, mis tähendab seda, et õhuniiskus ja temperatuur aasta keskmine on samuti muutuses. Et hoonete puhul, kui me räägime hoonete renoveerimisest ja siis nii-öelda jätkusuutlimaks muutumisel on tegelikult uusi kliimaandmed juba arvestatud, aga tegelikult nii-öelda siis siseviimistlusmaterjalide nii-öelda olukorras seda väga palju nagu tehtud ei ole. Et ühesõnaga, mis on võib-olla minu sõnum on see, et teema on äärmiselt aktuaalne, on näha, et Euroopas erinevad riigid sellega nagu tegelevad ja nüüd on küsimus see, et millise hinnangu me nagu anname, et mis on siis nagu need erinevad põhjused, praegu ka, meil on päris raske rääkida, siin praegu müügimehed müüvad seda benseeni ja fenüületülööni või mis iganes, et päris ütleme niimoodi, et meie küll räägime, siin on üks grupp inimesi, kes meid kuulab, aga kõrval käib tegelikult äritegevus
ja vot just nimelt see majanduslik mõõde on tegelikult see tegur ka, mis tegelikult mõjutab. Et me ei saa siin selles mõttes nagu minna üle, et tegelikult on tore, et inimesed tegelevad sellega, et on tore ka, et Terviseamet sellega tegeleb, et on nagu teadlikkus nagu tegelikult tekkinud. Aga mida on vaja siis? Suuremat plaani tegelikult, et me saame aru saama, et see on tegelikult see on seotud meie tegelikult üldise nagu majandusliku võimekusega. Mirel näitas OSB plaati. See on nagu, igaüks teab seda, et OSB plaat on, ütleme, üks tubli talumees tahab ehitada näiteks endale lakka lastele magamistuba. Ta ei lähe ju sinna savi kaevama või ta ei hakka nagu tahuma sealt kuidagi kirvega okstest või kuskilt mingit sellist nagu lauaplank välja, vaid ta läheb ehituspoodi, vaatab pruutõind, OSB-lt, kõige odavam, lopsti see seina. Ja tulemus on täpselt see, millest tegelikult eelkõnelejad tegelikult räägivad, et mitte kõige tervisliku materjal ja eriti kui on ütleme mingid teatud niiskus ja temperatuuri situatsioonis, me ei jõua võib-olla mõelda ja me ei saa ka tegelikult talumehele seda nagu ette heita või ka linnamehele seda ette heita. Aga see on, ma arvan, et see on selline struktuurne probleem ja millega ma ikkagi vaataks riigi poole siin tegelikult, et ikkagi et nende normide kehtestamisel, jah. Ma arvan, et vist kõik minu poolt, et siis me võime siin diskuteerida. Jaa, me võime diskuteerida, et ma võtsin ka, et vaata, üks on normid, üks on plaanimajandus, üks on turumajandus, aga tundub, et see turumajandus on nagu, see töötab, et plaanimajandusega meil vähemalt siin Eestimaal on natuke halb kogemus olnud, et 50 aastat plaaniti mingid asja, siis see varises kokku, aga ma saan aru, et igal asjal on oma head ja vead. Aga mul on siin mõningad küsimused olemas ka, kui keegi tahab, võib ka küsida, võib käe tõsta, kui ma näen, andke vibutage, andke märkus, et tagant üks käsi tuli. Väga tore, ma üritame mikrofoni ka sinna sebida, tagant tuleb mikrofon ka, me annamegi teile, kui sa saaksite öelda, kes te olete ja mis see küsimus on ja mikrofoni hästi rääkida hästi suu lähedal, siis me kuuleme ka. Tere, olen sisearhitekt Katrin Kask minu nimeks. Ja aitäh Hannes Praksile, et energiat lisas sellesse ettekandesse, sest esimese poole ajal kahjuks oli ametniku jutt, mis oli ausalt öeldes meile enamusel ilmselt 10 aastat teada juba, 10 aastat vana jutt. Et tahaks teada, kuhu praegu siis TTÜ, näiteks TTÜs, et kui materjale uuritakse, et kas näiteks tuuakse välja arhitektidele, sisearhitektidele sellised materjalid, mis on nagu kasutatavad ja mitte kasutatavad. See on täitsa üks reaalne asi, mida saaks kohe teha. Et mis meil on müügil, et oleks valida materjalid, mis inimest otseselt ei kahjusta. Aitäh! Mina võin vastata, küll ma natuke oponeerin, et minu arust ei olnud igav ametniku jutt, minu arust oli äärmiselt huvitav jutt. Et ise tõesti Tallinna Tehnikaülikooli esindan ja minul on pean tunnistama, et eelkõnelejad ettekanded olid väga huvitavad. Et ma olen nõus selles mõttes, et eriala inimeste seas on see informatsioon ühel või teisel kujul nagu võib-olla tõesti dekaadi jagu nagu ringlenud. Aga ma ei tea, kuidas teile, ka mina sain tegelikult, kuigi ma olen nii-öelda kahlanud nendes teadusartiklides, ikkagi selles mõttes ma sain nagu uusi aspektisid teada. Ja minu väide on see tegelikult, et laiem avalikus tegelikult ei tea seda. Hästi, arhitekt on tegelikult eraldi segment, et ta tegelikult on nagu selles mõttes, ta ei ole tüüpiline nii-öelda turu esindaja. Arhitekti valikutest sõltub väga palju, aga lisaks arhitektidele on meil ju ka tegelikult nagu ütleme, tõesti siis lihtsalt tarbijad, kes teevad valikud või ütleme niimoodi, kes ka tellivad mingisuguse interjööri või mingisuguse arhitektuuri või ka riik, kes tellib mingit tüüpi kooli või siis mingit muud moodi hoonet. Ma tegelikult rääkisin siin publikus ja käib ka ringi üks riigi kinnisvara esindaja, kes rääkis, et ühe kooli puhul oli arhitektidega tal ikkagi tõsine vaidlus mingisuguse materjali kuidas ma ütlen siis tervislikkuse osas ja ma uurisin ka seda siis tänase ettekande kontekstis ja see puudus ühte konkreetset värvi ja sellel värvil tegelikult olid kõik sertifikaadid selles mõttes olemas, et jah, seda värvi võib siseruumis kasutada, aga vaat nüüd, siin on tegelikult see asi, millele juhtida ka tähelepanu ja millega tegelikult teadus tegeleb ja millega Tallinna Tehnikaülikool ka tegeleb, on see kompleksmõju. Kui klimaatilised tingimused muutuvad, siis isegi kui värvil on nii-öelda labori tulemustest nii-öelda kõik nõuded korras, siis teatud kombinatsioonis ja eriti tundlikule nagu selles mõttes sellele sihtgrupile pikaajaline mõju, millest te ka rääkisite, avaldub. Ja selles mõttes, et pikaajaline mõju on üks ja lühiajaline on teine, nii et see on
mina arvan, et see jutt tegelikult, see jutt peab ikka rääkima, ükskõik mis nagu formaadis, kas on siis nagu mingi külahullu formaadis või siis nagu ametniku formaadis, seda tuleb rääkida endiselt edasi. Väga hea. Kuulge, mina mõtlesin siin kiiresti välja, et vist 10 aastat tagasi ma hakkasin tegema saadet oma kodu, vist oli 10 aastat tagasi, 2016 kuni 2020, ma arvan, 5 hooaega oli. Kohe alguses läks lahti suure põhisõnumiga, oli sisekliima oli just eriti see õhk, seal oli väga suur asi, et pannakse need igasugused ventilatsiooniseadmed soojustagastusega ja sundventilatsioonid ja nii edasi. Ja mulle tundub, et see igaüks peaks seda teadma, see on niivõrd selge, aga ometigi mulle praegu tundub kuulates seda kõik vaadates, et me ikkagi kuidagi väga kaugele sellega justkui jõudnud pole või see pole ühiskondlikult teadvusesse nii hästi tulnud, kuigi arhitektid ja need inimesed, kes siin on, ilmselt peaksid seda teadma, et kas kuskil on mingi see vahe või? Minu arust on võtta see müügitegevus 2 pool tiibudel. Minu arust see praegu see ruumiline olukord maketeerib seda olukorda minu arust nagu kõige paremini. Ja, et tihtipeale ikkagi need teadustööd ei jõua laiema üldsuseni. Ei jõua. Et need jäävad kuhugi väikse ringi sisse. Disaini küsimustes ei jõua need tervisekriteeriumid ja mingid igavad kemikaalid, et need ei jõua ikkagi ruumilooja maailma. Et seda tulekski võib-olla süsteemselt ajama hakata, et nii hariduse poole pealt kui ka regulatsioonide poole pealt. Et siin võib-olla ongi ka see vastutuse äralükkamine, et kes siis tegeleb, et kas siis tootja vastutab või riik või Euroopa tasandil, et siin on selline palliveeretamine võib-olla mujale kapsaeda. Ma olen tähele pannud, et ikka kõige rohkem süsteem läheb käima siis, kui ma ise olen sellest huvitatud. Mul ükskõik, kas riik regulatsioon, mis iganes, kui ma ise muretsen selle üle, et mis õhku ma sisse hingan, et siis nagu inimene ise vist on kõige suurem algataja. Ma saan aru, et meil on küsimus veel, ja palun. Ja, Margit Mutsa, arhitekt. Aitäh ettekannete eest. Ma olen sellel teemal rääkinud eraviisiliselt Karmen Jolleriga ja küsinud ta käest ka väga ebamugavaid küsimusi ja ütleme, et sealt poolt on see reaktsioon väga-väga negatiivne. Vastus ongi see, et meil on sertifikaadid, meil on kõik korras ja me üldse peame siin tegelema hoopis teiste probleemidega ja seda, et keskkonnast võiks tulla mingisugused, sisekeskkonnast võiks tulla mingid pikaajalised terviseprobleemid, millega ühiskond peab jätkuvalt tegelema, isegi ravitakse ära, tuleb tagasi keskkonda, oma endisesse keskkonda ja tal hakkavad uuesti need sümptomid. Ja lihtsalt üks näide. Ma küsisin, et mul hea tuttav, kes ostis uue madratsi ja võttis ära siis oma selle, mitte profiriistaga, aga selline poolamatöörriistaga, võttis ära selle formaldehüüdi ja see formaldehüüdi sisaldus, see oli 6 korda suurem, kui on praegu meil need normid. Et see on tohutult palju. Ja kui mõelda seda, et kui inimene magab iga päev madratsi peal, teki all, siis see formaldehüüdi eritus, see tõuseb, sest et see teatavasti niiskuse ja soojusega tõuseb ja sellele keegi tähelepanu ei pööra. Ja siis tema soov oli siis see, et saaks siis ametlikult ära mõõta, et tema oma poolprofi aparaadiga, et teda ei võeta tõsiselt. Kusjuures see oli veel väga hea sertifikaadiga madrats, aga nii kui ta võttis selle siis sellest kilest välja, kindlasti ta mingi aja jooksul siis see formaldehüüd ju lendab ära, aga mitte lõplikult ja seda on ju teadusartikli ka kirjeldanud, et kuskil nendes poroloonides ja et ta jääbki, et ta ei lähe sealt lõplikult välja. Ja need madratsid, need katsed tehakse ka meil 22-23 kraadi juures, aga teki all meil on ilmselt üle 36 kraadi, et sellega ei arvestata ja kui sa oled siis 50 aastat sellise madratsi peal maganud iga öö, siis sa ei oska ilmselt seostada seda, et sul on tervisehädad sellest tulenevalt. Ja selle kohta oli nüüd ka, hiljuti oli just lastemadratsite kohta oli ka uuring. Ja minu küsimus nüüd ongi, et võib-olla siis riigi esindajale, Terviseameti esindajale, et kui selline kahtlus on, siis kuhu tegelikult inimene saab pöörduda, et seda kontrollida? Sest et sertifikaadid kõik vastavad, tootja mingit vastutust ei võta, inimesel endal ta võib ju seda kontrollida, palju ta need madratseid siis ostab tegelikult, et ostab järgmise ja jälle kontrollib ja jälle on kõik need näitajad üle. Et kas on mingisugune riigi poolt tugisüsteem, kuhu siis võib pöörduda ja kust sellega kust abi saab?
no tegelikult on see suur probleem ja konkreetset sellist lahendust ei ole. Et Terviseametis on küll olemas selline tooteohutuse büroo, kes siis toodete kvaliteediga nagu tegeleb ja vajadusel saab ka siis mõõtmisi teostada materjalis lenduvust, aga mis sellest kõigest edasi saab või kuidas seda olukorda nagu lahendada, et jah, see on tegelikult suurem probleem kui lihtsalt selle mõõtmise teostamine või siis, et ületuse tuvastamine või ohu kindlaks tegemine, et millised meetmed siis võiks tekitada. Ei ole. Ma nüüd täpselt ei kuulnud, aga kas amet saab kuidagi... Kas Tervisekaitseamet saab seda kuidagi reguleerida, kontrollida? Mitte päris nii, ei. Et minna nüüd tootjale päris otseselt selles osas, aga ma võin seda täpsustada muidugi oma kolleegidega, sest ma ise olen keskkonnatervise valdkonnast, mis on natukene just selle siseõhu kvaliteediga, mitte nende materjalidega seotud, et meil on siis kemikaaliohutuse osakond, kus on eraldi tooteohutuse büroo ja selle all siis saab täpsustada, et võin meili teel võib-olla pärast veel vastata, Mulle tundub, et oma nahk, nagu te ütled, et oma nahk on ihule kõige lähemal, et oma madrats on ka kehale kõige lähemal, et kui sa ikka ise oled mures, et siis pead ise asja ajama, ise natuke uurima ja nii edasi, et teatud valdkondades vist see niimoodi on, ise vastutad selle eest, kuidas see sulle mõjub. Hannes, sa tahtsid kommenteerida? Ma mõtlen, et see lõpuni jätkusuutlik ei ole mõnes mõttes küll, sealt tuleb algi impulss sellest madratsist endast, aga ma ikkagi arvan seda, et on vaja riiklikku regulatsiooni, et me võiksime esmalt jõuda selleni, et koolid, haiglad, lasteasutused, nende uute ehitusobjektide vastuvõtmisel siseõhu mõõtmisi korraldatakse. Mitte ainult võib-olla vastuvõtmise hetkel, vaid ka pärast mingisugust perioodi, eks ju, kus on näiteks, ütleme, et mingid teatavad sesoonsused üle käinud täpselt pool aastat ja nii edasi. Ja minu arust elementaarne oleks ju tegelikult see, et kasutuse luba sellistel ruumidel on selle siseõhu kvaliteediga seotud, et see oleks just nagu loogiline teema ja see annaks tegelikult, see korraldaks ka turul asjad ümber tegelikult, sest selles mõttes nagu see on, ütleme niimoodi, et ikkagi majandus paneb väga palju olulisi asju nagu paika ja kui on arendaja, kes iganes riik või eraarendaja, kui ta teab, et ta võib kasutusloast ilma jääda, kuna ta kasutab sellist materjali, siis ta neid materjali kasutab. Et seal ei ole nagu selles, me ei saa loota sellele mitte kunagi, et ehitav arendaja hakkab entusiasmist, muutub üle ökoentusiastiks, et hakkab pilliroogu ja savikrohvi seina loopima, et see on tegelikult ikkagi ainult majandus on see, mis saab seda paika panna. Ja ma vaataks võib-olla isegi veel suuremat pilti, et kohalikul riiklikul tasandil on see ohjamine keerulisem, sest on ju, nagu siin ka oli, et Rootsis on ühed nõuded, Taanis teised, Soomes kolmandad, Saksamaal neljandad. Et tulekski üle euroopaliselt tegelikult kõik ära ühtlustada, sest turg on nii avatud ja lahti, et meie siin üks sisearhitekt või väike Terviseamet tegelikult ei saagi, ei olegi väga palju jõudu, et see peaks tulema ikkagi suuremal tasandil. See teadmine, see muutus sisseviimine. Aga jällegi, kui võtta, et selle Euroopa Green Deali raames on püütud siis keelustada just need, ütleme, kuskil 12 000 kemikaali, see Great Detox raames, siis tegelikult seda püütakse, on inimesed, kes püüavad seal midagi teha, aga tegelikult jällegi seisavad seal Saksamaa, Itaalia, just suured keemiatööstuse riigid, seisavad vastu, panevad pidurid peale, et lõpuks ongi, et lihtsalt seekord ei ole läbi läinud, võib-olla 5 aasta pärast läheb läbi ja siis hakkab tulema neid paremaid tooteid jällegi. Võib-olla Margit Karmin Jolleri lobistide nimekirja peaks tegelikult läbi vaatama, et millise keemiatööstuse esindajad on nii-öelda kohtumistel käinud. Nii, meil on paar minutit veel jäänud. Ma tead, viskaks järgmise küsimuse õhku, mis on nii-öelda jutumärkides mõlemad, aga kui me nüüd arutame ja räägime, ma saan aru, et see maalähedus ja naturaalsus ja öko ja kõik see on väga populaarne ja me liigume selle poole, kas või savikrohv ja pilliroog, aga tihti ma mõtlen, et me ei liigu selle poole, vaid me tuleme sinna jälle tagasi, eks ole, mis juba ammu kunagi oli, aga ilmselt tõenäoliselt on ka selliseid väärarusaamas ja selliseid jutumärkides feike või võltse neid looduslikke ja tervislikke materjale, et kas sellist infot levib ka kuskile, kas on
mille kohta peaks olema õudne öko, aga tegelikult ei ole. No ma ei tea, üks esimene kommentaar on see, et igal materjali insener-tehniliselt tuleb õieti kasutada. Et see ei ole nagu võluvits, et kui savikrohv paneme seina, et siis on kõik ruumis nagu hästi. Et see nüüd sõltub väga palju sellisest kogu sisekliimast tervikuna, et milline on ruumi ventilatsioon, milline on tarim, milline on nagu sein ja nii edasi hästi. Selle mõttes jah, tõesti sealt nagu neid lendlevad ühendid ei lendu välja, aga mis puudutab seda, millele te tõenäoliselt tähelepanu juhtisite, et nii-öelda need roheliseks võõbatud materjalid, mis võib-olla polegi nii rohelised, no selles me peame jälle aru saama majanduslikult. Tootjatel tegelikult on ka nagu väga karm konkurents ja kiusatus on nagu värvida nii-öelda värvipott, mis võib-olla ei ole kõige rohelisem, ikkagi roheliseks. Et sul jääks mulje, et see on roheline, aga tegelikult see ei ole roheline. Et muidugi meil on turul sellised tooted, mida presenteeritakse tooted, teenused rohelistena, aga mille rohelisus on võib-olla selline kaheldav, et selle mõttes see on nagu, mina ütleks niimoodi, on see sõltumatu laborite ja võib-olla teadusuuringute nii-öelda pärusmaa, et need asjad selgeks teha ja siis vastavalt jälle tegelikult riigile, et kui sa tuled oma tootega välja, siis need sertifikaadid peavad olema siis pädevad mingit moodi. Et alati ka sertide puhul on ju tegelikult see, et milliseid laboreid me siis usaldada lõpuks saame. Et see on üks põhimõtteliselt meil on tehisaru, võib-olla natuke on kergem tegelikult, aga see info hulk tegelikult, mida läbi töötab ka näiteks projekteerija, see info hulk on nii suur, projekteerija tööd on tegelikult siiamaani laua pealt, et kõiki nende aspektidega, ta võib entusiasmist nende teemade peale mõelda, aga ta ei suuda neid läbi hallata. Ja me ei saa siin selle mõttes, jah, tõsi, projekteerijal on väga suur nii-öelda roll, aga see on nagu suurem nagu teema ja need peavad olema reguleeritud ja arusaadav on see, et ettevõtja poolt sa üritad sealt kuskilt ikkagi vahelt või nurgadagant ikka tulla, seepärast, et see on majanduslik loogika, eks ju, konkurents on karm, sa pead kuidagi leidma nagu optimumi, see jääb lõpuni, aga arenenud ühiskondade puhul on lihtsalt see, et me peame aru saama, millega me siis nagu tegeleme, eks ju, kui meie nagu tervishoid selle võrra läheb halvemaks, meie näiteks ütleme, lastel on allergiad, siis mõtleme, et kui tugevad me siis nagu ühiskonnana nagu oleme, et kui me selle võrra peame nagu tervishoidu rohkem panustama, et üks asi, mis tuli ka tegelikult välja, et me võtame eraldi silodes, eks ju, nendest kõikidest asjadest. Räägivad nagu värvimehed, räägivad Terviseameti inimesed ja siis on lapsevanemad ja siis kuskil on veel mingid majandus- ja maksumaksjad. Et tegelikult on seda vaja vaadata terviklikult, see on muidugi meie suur poliitika häda, et meil on seda terviklikku ja suurt vaadet on nagu vähe võitu, et see on alati võib arendada seda nagu edasi. Jah, kas te tahate kommenteerida? Jaa, võib-olla küsimus oli, et mis on see väärarusaam loodus. Mis need võlts ökomaterjalid, mitte et üksikult välja nimetada, aga ikkagi, et kas on see üleüldine väärarusaam võib-olla see, et kui me kasutame erinevaid puitmaterjale ja me arvame, et see on selline hubane loodussõbralik, et tegelikult kui me toome ta tuppa, muudame ta tulekindlaks, veekindlaks, kallame selle kemikaaliga üle, et siis sellest hetkest ta ei ole enam see looduslik materjal ja mis võib-olla eksitab, on ka need rohemärgised seal materjali peal, et kui puit on jätkusuutlikust metsamajandusest pärit, siis justkui see juba saabki rohemärgise, et nüüd me oleme ökod ja kõik on hästi, aga jällegi see, et see koht, mis hetkel me seda materjali siis töötleme, et sellest hetkest see ei ole enam, nagu ma ka esitluses oli, et see fookus on väliskeskkonnal ja mitte vähem siseruumil, et see on see. Selge, väga tore, teeme aplausi esinejatele, meil on tund täpselt kulunud, aitäh teile ja nüüd